Keerulise nimega orofatsiaalne myofunktsionaalne teraapia on rohkem kui 100 aastat vana ja pärineb Lõuna-Ameerikast. Teraapia eesmärgiks on tõhustada näo ja suu piirkonna lihaskonna funktsioone. Selle ala terapeutidena võivad töötada logopeedid või füsioterapeudid, kes on saanud eraldi väljaõppe ja kes on ametlikult sertifitseeritud. Teraapiasse on oodatud nii lapsed kui täiskasvanud. Tõstes näo ja suu piirkonna lihaste toonust saame parandada nina kaudu hingamist, valet neelamismustrit, korrigeerida hääldust ja kõnes hääle kvaliteeti. Samuti on teraapias oodatud patsiendid enne ja pärast keelekida vabastamist. Patsiendid, kellel suud avades esineb lõualiigeses naksumine, suu avaneb piiratud ulatusega või suu avaneb kaldega. Uuringud on näidanud, et orofatsiaalne myofunktsionaalne teraapia on ka tõhus raviviis kerge kuni mõõduka obstruktiivse uneapnoe korral. Laste puhul aitab teraapia kaasa näo- ja lõualuude süsteemi normaalsele arengule ja õigele hambumusele. Teraapiaga saame parandada nii täiskasvanutel kui lastel nina kaudu hingamist, leevendada või kaotada suu avamise takistus ja ebamugavustunne. Samuti saab parendada unekvaliteeti, hääle kvaliteeti, hääliku hääldustäpsust. Sageli arvatakse, et hääliku hääldustäpsust saab parendada ainult lapseeas. See pole nii. Orofatsiaalse myofunktsionaalse teraapiaga saab edukalt parandada ja korrigeerida ka hääliku hääldustäpsust täiskasvanutel. Vastavalt patsiendi kaebusele, probleemile koostame personaalse harjutusprogrammi. Ei pea kartma, et harjutused liiga kaua aega võtavad. Neid saab edukalt integreerida igapäevaellu. Näiteks saab tõhusalt keele ja huulte toonust tõstvad harjutusi sooritada edukalt hommikuse ja õhtuse hambapesu juures.